No nii, naised on meigitud, mehed proovile pandud. Ja nüüd oleme tagasi siin stuudios, meiega vahepeal on liitunud Jaanus Saks koos oma armsa tütre Jessicaga. No tere Jaanus! Tere! Noh, meie oleme sinuga juba tuttavad, oleme varem kohtunud, aga näed sa, palun, seal on minu kaassaatejuht Hilari. Tere! Väga meeldiv. Tulite siia, hiljem hakkate koos muusikat tegema. Jaanus, me tunneme sind kui Rimmimeistrit ja Põhja-Tallinna, ütleme, et pigem asutajat. Kuidas viisid või kuidas õigemini tuttusite nüüd sina ja Jana? Aga kokku saime vist TV3-s, kui nad istusid siis Norman Salumäega sööklas ja siis kudrutasid seal midagi. Ja siis ma väga ei hakanud häirima ka. Ahah, selge Jaanus. Levitad siin igasuguseid asju, millest isegi mina teadlik ei ole. Tegelikult oli mingi saate salvestus vist ja siis te vist laulsite seal ja siis ma läksin sinna oma mingit osa täitma, mida siis täideti see Armastame Eestit ja Armastame Eestit ja mingi saade. Nii oli, jah. Kusjuures mina mäletan Jaanust esimest korda konkreetselt Telliskivist stuudiost, kus nad siis muusikat teevad. Ja ma mäletan, ma astusin sinna sisse ja siis ma isegi ei teadnud, kelle stuudio see on või kes seal tegutseb, mis see on. Ja lihtsalt sadasid sisse? Ja korraga tagantruumist astub välja Jaanus Saks täies hiilguses. See oli üsna šokeeriv ja mul on siiamaani see pilt silme eest, kuidas ta tuli seal nagu aupaiste oleks ümber olnud. No otsi. Aga Jaanus, sa rääkisid eelmise aasta augustikuu intervjuus Õhtulehele, et enda eest seismine, enda au eest seismine on sind ka vahepeal nagu pahandustesse ikka viinud. Kas sa oled näinud üldse värskelt ilmunud Tõde ja õigust ja kus peamiseks teemaks on ka just enda au kaitsmine ja enda eest seismine? Ja ma käisin seda vaatamas, kusjuures jah, hiljuti väga hea film oli. Et ma arvan, et võib-olla tema seal filmis võib-olla läks natukene või seal tal olid ikka mingid põhimõtted ja ta oli nii põhimõtete kindel inimene, et ma ise olen ka suht põhimõtete kindel, aga ma olen ikkagi neid väänanud ja nagu ikka järgi andnud päris tugevalt, et ma pigem nii nagu hullu ei pane. Jah, ja kas põhimõtete alla kuulus ka ühe gängi loomine? Ma nüüd Jana käest ka küsiksin, et kas sina tead, mis on selle gängi nimi, mille Jaanus lõi? Ja kõige esimesena siis või? Tead, ausalt öeldes siinkohal, Hilari, sa paned mind piinlikusse olukorda, kus ma pean ütlema, et vastust sellele küsimusele mina anda ei oska. Tahad sa ise anda selle? No, kui ma eeldan, et äkki on jutt sellest GCP Kingsist või? Jaa, just. Nüüd sa tead siis ja väljakirjutatuna siis Ghetto City Belgu Kings ehk siis Belgu linna Aguli kuningad. Aga järgmine küsimus Jaanus sulle Jana kohta, et mis aastal oli, kui Jana Superstaari saates käis? Ma ei, jah, päris hea küsimus. Panen mingi uupi. Millal sa käisid võtta? No, mina tean. Jah. See võis olla mingi 2013. No peaaegu. Tegu oli 2015 aastaga. 2 aastat. Enam-vähem. See on nii vähe. Nii et siis lavapartnerid nagu väga suurepäraselt üksteisest ei tea. Selline siis meie saade täna saigi. Kui sa tahad ka edaspidi teada, mille hulluga me hakkama saame, pane like meie Facebooki lehele ja ka Instagrami kontole. Instagrami kohta veel nii palju, et varsti võite Tudeng TV Instagramist leida postituse, kuhu alla te saate soovitada, mis võiks olla Jaanuse ja minu uue loo nimi. Jääme kõigi soovituse ootama. Reflex on taas eetris 2 nädala pärast 24. märtsil. Saate jääb lõpetama Wild Disease featuring Jana-Liisa.